Oli sügis. Oli november. Viimased kliimapagulased olid juba lahkunud. Viktor vaatas oma kontori aknast alla tänavale. Tema süda ei olnud rahul. See põksus rahutult. Ta tahtis saavutada midagi suurt. Nojah, aitäh kõigile. Ma veel ei tule. Mis sa teed siis? Mul on üks tähtis asi. Mis asi? Kohtumine. Kellega? Ühe tähtsa inimesega. Sa ei tunne teda. Keegi ei tunne. Mina tunnen. Ta on väga tähtis. Tere, tohib? Oih, teil on külaline. Viktor. Ma arvan, meil on üks suuremat sorti jama tulemas. Meil on juba vigastatud täiesti tõsiseid. Vaadake. Need servad on jube teravad. Vanematel on ta nagu ära kulunud, aga sa võtad uue kätte. Kohe lõikab sisse. Mis vigastused? Viktor, meil on pool kontorit on Merimetsa haiglas. Sisse lõikad. Lihane välja. Mis asi see üldse on? Viktor. See on A4. See on A4. Et selleks saab igasugu asju teha. Näiteks. Sa saab voltida. Sellega tööd teha. Ma olen näinud, et sellega tehakse ka niimoodi. Kus see meie kontorisse sai? Keegi ei tea. Teie ei toonud. Viktor, kas sa tõesti arvad mina? Jumala eest mitte. Jah, ma ükskord tõin ühe A3. Aga see oli täiesti teine asi, see oli lihtsalt pulli jaoks. Ma tahtsin kontoris naisi ehmatada ja see oli täiesti ohutu. Aga kus see seda sai? Ma ei tea, Viktor, aga asi on tõepoolest tõsine. Asi on tõsine. Saada meie kolleegidele Merimetsa mõned paberid, kuhu on mingid valemid ja numbrid peale kirjutatud. See kindlasti rahustab neid. Jah, ma teen seda, Viktor. Aga kui sa tahad minu arvamust teada, siis ma arvan, et konkurendid. Kes? Teised audiitorfirmad. Eestis on veel audiitorfirmasid. Ernst ja Young! See on täpselt nende käekiri.
Pole kuulnudki. Mingid lätlased. Ma ütleksin, et need on nemad. Sest vaata, nende firma nimi on saksa ja inglise keeles tõsine ja noor. Et kui sa nüüd selle kokku paned, siis on nagu noored vana inimesed. Nemad on kindlasti võimelised mässama A4-dega. Ma olen täiesti kindel, et see on nemad. Ma küsin. Mis sina sellest asjast arvad? Jah, mõtles Viktor. Sellised mured. Argised mured. Kõik on muutunud nii argiseks. Kõik töövõidud argised. Kõik saavutused argised. Viktor tundis, et edu oli muutunud tema jaoks harjumuseks. Kuid ta ei tahtnud nii. Ta tahtis endiselt saavutada midagi suurt. Saada nad sisse. Maarja. Viktor. Ollen. Viktor. Liis. Infektsioonid. Mul oli tädipäev kuskil kätte, mis mul kapku. Niisiis, te soovite oma firmale reklaami teha, eks? Jaa. Kas teil on ka mingit visiooni, mis seal võiks olla? Ma sooviks edasi anda seda, kes me oleme. Aga kes te olete? Audiitorid. Ei, see ei müü. Kuidas? Vaadake, audiitorid. Ma ei tea, mis te teete ja ärge öelge, ma ei taha teada ka. Pealegi, mida rohkem te räägite, seda rohkem tuleb hingeõhku, pisikuid, infektsioone. No aga me oleme audiitorid. Ei. Täna te ei ole audiitorid. Täna peate olema seksikad. Kes? Allan, Liis, mis te pakute? No see, et algab A-tähega, see on väga hea tähestiku esimene täht. Jääb hästi meelde. Arstid. Advokaadid. No sama hästi võiksid nad ka audiitorid edasi olla. Arlekiinid. Arlekiinid. Täna te olete arlekiinid. Ja ei, meil ei lähe täna kaua, me saame just kontseptsiooni paika, jaa. Okei, pese käed ka ära. Ja, olgu. Täna te olete arlekiinid. Kas teil büroost keegi trapetsit oskab hüpata? Meil on mõned äririskide hindajad, äkki keegi neist? Ei, siit büroost me ei saa kedagi võtta, me fokusseerime teile. Mulle? Jaa, teile. Teie üksi. Ainult teie. Loomad võiksid ju ka olla. Jaa, loomad on väga hea. Ja ratsutate loomade seljas, siis vaatate otse kaamerasse ja ütlete, mis teile öelda on. Ma ei oska ratsutada. Ei no, te võite ju silitada ka. Kas teil büroos keegi looma mängida oskab? Meil mõned inimesed suhtlevad maksuametiga, äkki keegi nendest. Tundub, et asi on purgis. Ja jätke meelde ainult teie üksi. Mida vähem inimesi ruumis, seda vähem infektsioone. Nojah, nad tahavad, et seal oleks ainult mina. Loomadega? Jaa. Mis loomadega? Põder ja karu. No karu ma ei tunne ühtegi, aga põdra me saaksime Helsingi kontorist. Ma tegelikult ei taha loomadega. Mida sa siis tahad? Tahaks näidata, kes me tegelikult oleme. Kes me oleme? Audiitorid. Ma arvan, et äriühingute maksustamisest saaks seksika asja. Ei, mina arvan, et pakendiaudit. Pakendiaudit on praegu väga kuum teema ja kui see inimesi kuumaks aja, no mis siis üldse kuumaks ei mõelda? Ei, IFRS-iga peaks midagi tegema. Kui mina oleks lihtne inimene, päevast väsinud, ma tahaks õhtul reklaamide vahele raudselt IFRS-ida näha. See teeks mind väga rõõmsaks. Teeks? No loomulikult teeks. Kas me võiks lihtsalt inimestele näidata, kuidas me tööd teeme? Jaa, muidugi.
teate? Jaa. See oleks nii ilus. No, kas te saite peale? Saime. No, mis te siis arvate? Te olete väga ilus. Kuhu minek? Tere kõigile. Stopp, ei, nii ei saa, Ei no ma võin ju kobras ka olla. Ei, see reklaam ei tööta, need on mingid lamedad tegelased. Me ju pingutame. Kuulge, no ma ei tea, tulge uuesti kokku, arutage, mis on teie tugevused, mis on nõrkused, noh. Proovige uuesti. Aga mis on meie väärtused? Mis on meie eripärad? Alustame sellest. No, tarkus vist. Mina olen küll väga tark. Mina ka. Päris tark. Eriti kui siin võrrelda kellegi siin küpsist on või? Meil ei ole kunagi igav. Mul ei ole kunagi igav. Ma ei ole ise juba igav inimene. Mul ükskord oli igav. See ammu. Aga kommi kellegi. Minul on mõnikord nii põnev, et mul isegi kõhus keerab. Väga hea, väga hea. Äkki sellest saabki? Millest? Millest tal kõhus keerab? See on juba pool filmi. Mis siin teistel on? No, ma ei tea. Mul ükskord oli kaelas nagu kramp. Et pead, kui sedasi keerasin. Ja siis tuli kramp. Oot, stopp. Päriselt. Kuulge. Mis meie väärtused on? No inimestega suhtlemine. Mulle väga meeldib inimestega suhelda. No, mulle ka, on ju. Eks ju? Mina ka ükskord suhtlesin ja ei ole päris minu teema. Leo tuleb. No siis teemegi suhtlemisest. Võib-olla teie asi on lihtsalt teis endas, Kas te, ma ei tea, me siin üritame teile reklaami välja mõelda, aga kas te ei ole kunagi mõeldud selle peale, et
audiitorid on igavad. No, ma ei tea, vaadake oma kontorit kas või, see on ju absoluutselt igavne. No, vaadake neid seinu, noh. Kus on elu, kus on värvi, noh. Siin on nagu kliinikus praegu, saate aru? Noh, kuigi kliinikule iseenesest meeldib, eriti dispanser. No aga, ma ei tea, kas te ei taha siia midagi värvilisemat, No jah, tahaks küll, eks ju, on ju, eks? Ma ei tea. No aga siis lase endas loomu vabaks. Ma ei tea, kas ma pigem maksuarvestust ei võiks teha? Ei. Mul käed värisevad. Ma ei ole pool tundi tööd teinud. Mina seda ei jaksa. No siis värvis sina. Lase loom vabaks, kui sa ütles. No aga, no mismoodi värvin? Mis mõttes, mismoodi? No, vaatad, no, võib ju, no, ma ei tea, no, ülevalt alla võib värvida, no, võib ka ju alt ülesse värvida, on mul õigus. No, tegelikult võib ju vasakult paremale ka. Või siis teeks hoopis, teeks siia, mis te arvate, sellised mummu? Mis te arvate? Mis sul viga on? Mul on standardit vaja. Me elame standardite järgi. Kui standardit ei ole, kujuta ette, et mul siin kõik jookseb kinni. No ma ei tea, tee mummudega. Mummudega ju võib. Mummu standardit ma tunnen. Mummu standardiga me tegime empty auditit ka. Aga mis selle hea tava on? Mis asi? Mul on väga oluline teada, mis on hea tava. Hea tava näitab mulle seda, kui palju või kui suur on siin keskmine töövahendite kulu. See näitab mulle seda, mis väärtuses on pintsel peale värviprotsessi. Tegelikult ei olegi ju üldse selge, et mis on selle seinavärvimise tulu ja mis on kulu. Kuidas ma saan niimoodi edasi elada? Ma ei saagi. Lähen advokaadiks või... Minu arvates on mummu kuluarvestus ebarahuldav. Ja lisaks huvitav, kuidas seda mummu põhivara arvestuses arvestada. Kas ta on materiaalne põhivara või ta on mitte immateriaalne põhivara. No, oletame, et siin on mumm. Siis ta oleks ju materiaalne põhivara. No, sest ta on ju mumm, eks? Teistpidi, kui sa seda mummu vaataksid, see tekitas sinus väga hea positiivse emotsiooni, siis ta võiks ju olla isegi mitte immateriaalne põhivara. Värvi see sein ära! Ma ei saa! Kuidas ma õhtul vaatan emale otsa, kui ta pintsli bilansi arvestuse kohta midagi küsib? Ma ei vaata. Ma ei saa isegi oma enda emale enam otsa vaadata. Nii kaugele me oleme oma asjadega siin jõudnud. Aga rakenda see pintsel, mis on meil bilansis põhivarana kirjas. Rakenda see niimoodi, et ta oleks materiaalse mummu investeeringu tegevusse nagu sihtotstarbeliselt rakendatud. No, nii võib ka ju mõelda. No, miks te kohe mulle seda ei öelnud? See on ju, siis on aru saada. Tahad, ma teen mummule siseauditi? Minu pärast tee. Mul ei ole kunagi nii raske olnud. 10 aastat tagasi me tegime koristusfirma reklaami, tellisime Sofi Oksmanit romaani, puhastus, teate, eks ju. See siin, see on palju hullem. Kas te naerda oskate? No oleneb. Millest oleneb? Kas see on erasektori näär või avaliku sektori näär? Mis vahet seal on? No erasektori näärus on riskijuhtimist rohkem. Aga nalju, kas te anekdoote ei tea? Mille kohta? Audiitorite. No me saab iga päev töödes palju nalja. No, näiteks? No näiteks eile üks kolleeg ajas 2 video Excelis sassi. Vaatasime terve kollektiiviga. Teate, nalja oli nabani.
siiamaani tuleb nael peale. Tõesti, väga naljakas. On ju? Miks audiitor teed ületab? Ma ei tea, sest ta tegelikult ei pea minema, aga Serra on maas ja siis ta läheb ikkagi. Ei. Ta vaatas aurast järgi ja ta nägi, et ta tegi seda ka eelmisel aastal. Kas see kuskil käsi saab pesta? Mul on hea nägi. Kui mitte audiitorit on vaja, et lavipirni vahetada? No, kas teil juukseid saaks ka siin kuskil pesta? Ma tahaks tussi. Sama palju kui ülenstab. Võtta nüüd mul on hea lugu. See on kõige hullem, mida noored audiitorid teha saavad. Lähevad kliendi juurde ja teevad grupika. Grupi auditi. Millised kliendid meeldivad lühikestele audiitoritele? Väikeettevõtjad? Naisel on jäänud elada ainult 6 kuud. Oi jumal, ütleb naine, mida ma nüüd teen? Abiellugi audiitoriga, ütleb arst. Miks? Kas see pikendab mu eluiga? Ei, aga see aeg tundub pikemana. Mida teevad kannipala audiitorid jõulusöögiks? Nad lasavad oma klientidele veidi praadida. Kas sa tead, mis juhtub, kui üks metsik raevunud inimsööja tiiger kohtab siseaudiitorit? Temast saab üks väga igav tiiger. Mis juhtub, kui metsik hüään ja audiitor ühte ruumi pannakse? Hüään lõpetab naermise. Mina ei saanud ühestki aru. Mina kahjuks sain. Ma ei tea. Mina lahkun. Ma ei oska teile seda reklaami teha. Mul tuli mõte. Tere! Ma olen PricewaterhouseCoopersist. Mulle meeldib minu töö. Ma suhtlen iga päev erakordsete inimestega. Ma näen iga päev inimesi, kelle panusest sõltub Eesti tulevik. Mul on võimalus rääkida iga päev inimestega, kelle panusest sõltub meie kõigi heaolu. Mõned nendest inimestest on minu kliendid, kuid enamik nendest inimestest on minu kolleegid. Sest ma olen PricewaterhouseCoopersist. Aga ma ei ole PricewaterhouseCoopers. Meid on palju, meid on üle 100. Meil on pered, meil on sõbrad, meil on sugulased, hobid. Igal hommikul kell 8 käärime me käised ülesse ja anname endast kõik, et muuta elu Eestis paremaks. Me oleme lahedad, me oleme targad, me oleme sõbrad. See ongi PricewaterhouseCoopers. Mitte üks inimene, vaid 2. 5, 10, 130. Meil kõigil on osa meie loos. Meie eesmärgiks on teha suuri asju. Ja selleks, et teha suuri asju, on vaja inimesi. Palju inimesi ei ole vaja. On vaja häid inimesi. Neid inimesi siin. See ongi PricewaterhouseCoopers. Mitte kaubamärk, mitte võrgustik, mitte süsteemid, tegevused ja päheõpitud reeglid, vaid inimesed, kes annavad endast oma parima. Ja koos nende inimestega annan mina endast oma parima. Ma muutun paremaks inimeseks. Ma olen õnnelik.
toi, toi, toi.